Tervist! Oleme Tallinna linnas ühes majade rajoonis ja siin, mida me siin siis teeme, mida me näitame, ei ole tegemist siis päris kapitaalse remondiga, meie kutsume seda siis värskendusremondiks, ehk siis me ei kaku vannituba laiali, vannituba me üldse ei puudu, jääb nii nagu oli, see oli juba päris korralik ja on siis sisekujundusprojekti järgi klient pöördus meie poole, et oleks vaja teostada siis põrandavahetus, seinte viimistus ja elektritöid terve ports. Seinte puhul võib-olla, mis siis nagu eristab lihtsalt tuimast värvimisest, ongi see, et siin on praktiliselt igas toas on siis nagu raamistust, et need on spetsiaalsed liistud, need on nagu põhimõtteliselt nagu vahtkumm, hästi kerge valge poorne materjal ja selle paigaldamine on tänu sellele üsna kerge, aga nende näiteks liitmisel on spetsiaalne selline liim, mis siis sulatab nagu selle materjali omavahel kokku, et ta ei jää mitte liiminakkest, vaid ta need seob need kaks pinda omavahel kokku. Selle lihtimine on hästi raske, sest ta kivistub nagu vaiguks, et on niisugused omad väiksed nüansid, aga iga töö on tehtav, inimesed ju seda tööd kõike teevad, et pole siin midagi ületamatut, lihtsalt omad väiksed nüansid. Ja neid raame on siis seinte peal ja lisaks on siis ka kõikidesse lagedesse tulevad laeliistud. Et mõned on neil panna, mõned on pandud, mõned kohad jäävad panemata, siis tekib mingisugune mööblipositsioon, siis sinna seda ei ole mõtet ette panna. Ja nagu näha on, siis jälle meile ikka meeldib juhtmed igal poole vedada, siis ütleme, võib-olla tehniliselt kõige suurem muutus siin kodus ongi siis elektri pool, et valgust ja pistikuid saab omajagu nagu ringi mängitud ja suures toas spotte saab olema mõnusalt, et varem oligi põhimõtteliselt vist 1 või 2 lampi ja that's it, et nüüd saab sellise vähe peenema lahenduse. Ja nagu näha, põrand üles kistud, oli tavaline ujuv parkett, asemele tuleb liimitav kalasaba. Ja siin on siis tumedad alad, mis seinte juurest paistavad ja siin näiteks kui põranda keskel on üks süke ala. Seda on nüüd maha lihvitud ja põranda ääri on tasandusvaluga tasandatud, sest siin see põranda tasasus oli ikkagi ebapiisav, et kalasaba nõuab väga-väga head siledat põrandat alla, vastasel juhul on oht need lukud ära lõhkuda või siis põrand jääb nagisema mingil hetkel. Et siin on siis nagu üllatusega paraku pidanud siis selle lisakulu siis ka kliendid kandma. Et töö ei olnud küll kallis, aga jälle, ütleme, iga 1000 eurot on ju tegelikult arve. Ja seda tasandust on siin praktiliselt igas ruumis pidanud tegema, et nii magamistubades, et see valu on kuidagi nii juhtunud, et ta on nagu keskelt munes ja seinte äärest on madalam. Ja niimoodi põrandat ei ole ilus panna. Nende raamistuste juures on mõõtmine on alati igavene peavalu, sest kuidagi peab sinna tuppa täpselt niimoodi sobituma, et jääb ka proportsioonis pärast siis olemasoleva mööbliga. Siin on väga hea põhjalik sisekujundusplaan ja projekt olnud, ehk siis mõõdud on väga täpselt mõõdistatud. Me oleme nüüd üle kontrollinud, et need ka vastavad, sest vahel kipub kujundaja mõõtudega mööda panema, aga see ei ole nüüd kuidagi iga kord nii, et aga kontrollida tuleb. Ja siin on nagu väga ilusasti need raamid kõik ära näidatud, liistutüübid, väga-väga põhjalik ettevalmistus ja sedasi sellist tööd teha on tegelikult väga hea. Et oleme teinud ka täitsa nagu niisuguse brainstormingu tulemusena seda, et klient on kuidagi see sein on nii tühi, et mis me teeme. Me näed, saab raamistust sinna teha, võib teha sinna mingisuguse ka siis puuribidega, see ribisein, eks. Ja siis see raamistus on olnud hea, et siis oleme pidanud ise selle välja mõõtma, ära jagama. Aga kui keegi on selle juba arvutis ära teinud, siis mingisuguses käedis on seda oluliselt lihtsam teha, kui koha peal mõõta ja leiutada. Et selline põhjalik plaan teeb igal juhul alati tegijale selle töö palju-palju lihtsamaks. Et jääb endal seda leiutamise aega vähemaks, et seda reeglina kliendid kinni maksta ka ei taha. Oleme valmis etappi filmimas siis antud objektil, ehk siis siin on just täna hommikul käinud üle ka koristus ja homme hommikul hakkavad inimesed tagasi koju kolima, milline rõõmus hetk alati remondi lõpus, kui saab jälle koju tagasi tulla. Aga vaatame, mis me siis lõpuks siin tegime, et viimane kord, kui me käisime, põrandaid maas ei olnud, põrandaliiste ilmselt ka ei olnud, viimistlustööd olid lõpufaasis,
ehk siis nüüd on paigas ka lambid, köögimööbel, uksed ees, liistud, kõik see paneelindus on kõik ilusti tehtud ja ongi valmis asja võimalik näidata, et milline rõõm. No, seina värvimine annab kohe selle, et sul on asjad teist värvi, vahetult põrand on teist värvi. Need on sellised kosmeetilised muutused, aga tehnilise poole pealt kõige suurem asi, mis siin tehtud sai, oli siis elektri, õigemini valgustuse pool, et elektrisüsteem ise jäi algne, sai lisatud siis pistikupesasid uute mööblipositsioonide ja paigutuse järgi ja ühtlasi on valgustus täielikult ringi mängitud, et ennem üksikud lambid, nüüd nagu näha lagi on tegelikult nüüd pisikesi spotte täis, need on kõik väiksed leedid, üliminimalistlikud ja pimedatavad. Et kui nüüd siit lahjemaks keerata, mõnus kubane valgus on võimalik seda reguleerida, aga samas täisvungiga panema ikka päris hästi toa jäledaks, et on võimalik korraldada ka mingisugust peentöövõistlusi. Et valgustugevus on väga hästi paika saanud. Jällegi koht, kus sisekujundaja teab, mida ta teeb. Ta oskab ka valgustugevust arvutada, teab, kui palju neid lampe vaja, milliseid lampe kasutada. Ehk siis need sisekujundusnüansid tulevadki tegelikult nendes väikestes detailides välja ja alles hiljem, kui ise seda hiljem siis on võimalik ka esitleda. Paber on üks asi, reaalsus on midagi muud. Ma arvan, et enamus meist on kokku puutunud selle melamiini või siis MDF materjaliga, mis on niisugune nagu pressitud saepuru, kus on siis laminaat peal ja kujutad ette rõdu, kus käite sisse välja, see on viimane korrus, ehk siis ka katuse peal siit rõdul ei ole, ongi avatud rõdu ja tuled väljast või hoiad akent tulutsu peal, vihm sajab tuppa, mis juhtub? Aknalaud või siis väikene see servakene, kus on, läheb punni. Siis siin lahendus on see, et sarnasest kivimaterjalist, nagu on köögitasapind, küll toon natuke erinev, on tehtud siis aknalauad uued. Ja seda on siis kõikidel akendel, kus siis on kas siis Prantsuse rõdu või päris rõdule ligipääs. Ja jällegi selline pisikene väikene nüanss, aga ma ei tea, kas või lillepott hea panna, läheb vett maha, midagi ei juhtu. Muidu need pressitud odavad materjalid kipuvad ikkagi punduma ja siis on jälle ilus töö rikutud ja vahetamine tähendab juba viimistlust, midagi jälle lõhkuda teha, no ei taha ju seda ette võtta. Nagu me ütlesime, et me ei teinud nagu põhjaliku kapitaalremonti, siin oli selline värskendusremont, ehk siis värvimine, uksed, põrandad ja uste puhul, kuigi on standardavad, peaks olema paigaldus vägagi lihtne, siis siin meie neid uksi õnneks ei mõõtnud, aga olid väiksed probleemid. Probleem oli esiteks ukse enda mõõduga, et avamõõt ei olnud tehtud standardi järgi, vaid oli tehtud enam-vähem standardi järgi. Ehk siis ukse kõrgus ja ukse laiusmõõt oli natukene liiga suur. Tähendab siis avamõõt, et uks ise oli standardi järgi, aga ava oli standardist väljas. Ehk siis ukse mõõdistamise on tegelikult hästi oluline ukse tootjale anda see avamõõt ja selle järgi siis ukse tootja teeb selle ukse välismõõdu või lengi välismõõdu. Ehk siis kui sa tellid uksed, siis on võimalik lasta ka täiesti erimõõdus neid teha, et see on hästi suur probleem on näiteks nendes vanades paneelmajades, kus siis avamõõdud on tegelikult selle vanakooli nõukas standardi järgi ja poest sellist ust on tegelikult väga keeruline osta. Et kui tellida, saab lasta teha täpselt endale sobiva ukse. Aga üks asi oli siis mõõt, teine asi on see, et ukse paigaldamiseks just eriti hingede poolt on hästi oluline, et seina sisse on paigaldatud ka mingi tugevdust pruss või post, kui on seinad siis tehtud näiteks plekkarkassist, nagu siin on. Aga siin see tugevdus pruss asus seina suhteliselt keskel, mitte siis lengi ava servas, mis tähendas seda, et kui see ust hakkasid kruviga kinnitama, siis siin taga ei olnudki nagu mitte midagi, oli ainult kips ja siis plekkarkass ja siis mingi aja pärast alles tuli puu. Ja siin sai siis see sõlm ringi mängitud, sai nurkkorra lahti võetud, tehtud siin tugevdused sisse, et oli selline päris ebameeldiv üllatus suhteliselt tööde lõpufaasis, kui hakati uksi paigaldama. Et ennem need uksed siin kuidagi ees olid olnud, aga nüüd on siis korralikud massuksed, ikkagi täis puu, tummised, peithingedega peidetud lävepakuga veel, mis on nagu väga äge lahendus, et muidu lävepakku pole, paned ukse kinni, ukse all servas on siis spetsiaalne mehhanism, mis siis langetab tihendi vastu maad, ehk siis ruumide vahel ikkagi helipidavust võimalikult heaks saada. Tänapäeval juba täiesti standardseks on saanud magnetsulused, nagu näete, siis lukukeelt uksest välja ei turrita ja ukse siis vastuses lengi pool siis on teine magnet, mis siis tõmbab ukse kinni. Vaadake, kui väikselt kinni läks, linki vajutame peale.
ja ühtlasi sulgub siis ka see peidetud lävepakk. Kui ruumid on kitsad, koridor, kus me oleme, siis siia siis nagu tavalist käendust panna on üsna nagu kohmakas ja väiksesse tuppa sissepoole, kui ust avanema ei pane, et kujutad ette, kui külmkapil jääks uks sissepoole, et ebanormaalne oleks. Et siin on siis kasutatud lükandust, see on Magic süsteem ja nagu näete, ongi Magic. Kuskilt midagi välja ei paista, aga uks kuidagi ees seisab ja sulgub ka vaikselt, et siis tal on ka pidur peal, et ei käi kõva häält. Et kõik sellised moodsad lahendused annavad kodule sellise mõnusa kasutuskogemuse hiljem, kui sa elad siin sees ja juba kuid, aastaid hiljem, et ikka on nagu mõnus, sujuv ja selline kvaliteedihõng on alati juures. Põrand on vana parketi tavalise otse paigaldatud parketi asemel siis kujundaja poolt välja pakutud hele kalasaba mustris. Ja kalasaba on kena, eriti kui ta on suurema lipiga, siis minul isiklikult just see suurema lipiga kalasaba eriti meeldib. Ja üleminekud kalasaba puhul on võimalik teha väga kihvtid, sest kalasaba käib üldiselt liimiga maha. Seda reeglina ujuvalt ei paigaldata üldse, kuna ta on suhteliselt nõudlik oma tappide osas ja on hea, kui ta on ikkagi liimiga põranda küljes kinni. Siis esikusse sai ka uus põrandaplaat, suuremõõduline 120-60 plaat ja kuna kõik põrand käis üles, saime ennem paigaldust siis põranda kõrgused paika mängitud nii palju, et kuna keraamiline plaat on ise ainult sentimeeter paks, aga parkett on 1,5 senti, siis väikene valukiht kompenseerimiseks, ehk siis kui kõik on lõpuks paigas, jookseb põrand ühes kõrguses, ei pea kasutama katteliiste, ehk siis saab sellise ilusa silikooni või mastikse triibuga selle ülemineku ära teha. Jääb väikene elaste huuk, aga ei ole mingit kõrget liistu, et on selline väga, ei tahaks küll ingliskeelset väljendit kasutada, aga seamless on vist see kõige õigem, et selline mõnus sujuv üleminek. Ja kui ka teil on soov enda kodus sisse viia kas põhjalikemaid, vähem põhjalikke, või siis kas või ainult ühes toas mingeid muutuseid, siis teate, alati võite remondifirma poole pöörduda. Meie kontaktnumber 45 12 10, koduleht remondifirma.ee või kirjutage juba otse info@remondifirma.ee ja me tuleme kohale, hinnastame, kui kõik sobib, teeme ka korda.